Hei, me hakkame sibulatest midagi valmistama. See retsept on pärit TikTokist ja sobib väidetavalt kergeks hommikueileks. Kuidas see söök maitseb, sellest ma saan rääkida siis, kui ma olen seda toitu proovinud. Praegu on see ka minu jaoks uudne variant. Kõigepealt peseme, nurutame sibulad ja siis hakime need sibulad kaussi. Nüüd lisame sibulatele ühe supilusikatäie jahu. Seejärel käseb retsept segada sibulad ja jahu söögipulkadega ühtlaselt. Kuna minul söögipulkasid kodus ei ole, siis ma kasutan grilltikke. Ja üritan siis nendega segada. Segasin kohe nii, et natukene läks laua peale ka. Pärast rohelise sibula hakkimist peaks sibulamahl välja voolama ja imama endasse kogu jahu. Järgmisena käseb retsept lisada siia sibulate juurde 3 muna. Lisada soola ja 5 vürtsi pulbrit. 5 vürtsi pulbrit mul ei ole, aga mul on kõikvõimalikke teisi maitseaineid. Ja ma panen kõike umbes. Ja paneme aroomisoola ka. Minu meelest aroomisool annab paljudele toitudele väga hea maitse. Ainus, kuhu aroomisool ei sobi minu meelest, on piimakastmed. Hakkame siis segama seda sibulat ja muna. Põhimõtteliselt peaks sellest tulema just nagu pannkoogi-taigen. Et see valmis toit nägi välja just nagu rohelise sibula pannkoogid. Mis ta tegelikult tuleb ja mis tast tegelikult saab, eks see selgub mõne aja pärast. Sibul on kõvasti kahanenud. Näeb välja peaaegu nagu pannkoogitaigen. Ja ühesõnaga tuleks nüüd panni peal ära praadida ning seejärel serveerida klaasi piimaga. Olen seda sibulamöksi juba üsna korralikult seganud, et see muna on selliseks vedelaks siin juba läinud. Võib-olla peabki selline olema, aga igal juhul on nüüd aeg seda sibulamöksi hakata praadima ja vaatame, mis sellest välja tuleb. Panin juba esimesed koogikesed pannile. Vau! Esimesed koogid on valmis, sellised kuumad. Ja täiesti söödavad. Soovitati see kõrvale külma piima, nii et võib teha küll selliseid pannkooke.